soolestikus olev lima, mis asi see on ja kuidas ta tekib ja mis on selle lima nii-öelda selline köögipool. Ehk siis lima tekib tavaliselt soole siseseintele ja lima eesmärk on mõnes mõttes olla selline libe, ütleme siis kiht, mis organismis toitu aitab nagu edasi lükata ja selle lima funktsioon on mõnes mõttes nii kaitsev kui ka tegelikult aitab pehmendada seda soolestiku sisu, näiteks toitu, mis on juba nii-öelda seedimisprotsessist läbi käinud. Ehk siis ta nagu aitab luua sellise keskkonna, kus see toit nagu hästi edasi liigub. Tegelikult on ta ka nii-öelda mikrobiomi, ütleme siis omadustega ja see mikrobioom ongi siis nii-öelda vajalikud bakterid, mida siis meil on vaja selleks, et soolestik saaks imendada toitaineid nii-öelda organismi ja sealt siis nii-öelda igale poole see laiali viia. Ja probleem tekib limaga alati siis, kui lima tekib liiga palju. Ehk siis üks selline limaliik on ka röga. Ehk siis kui meil on mingid külmetushaigused või mingid sellised hingamisteede haigused ja probleemid, siis kurgus on lima, kurku tekib röga ja tegelikult see lima ja röga, mis ongi röga, on ka lima üks osa, siis see röga sõna otseses mõttes salvestab enda sisse igasuguseid jääkaineid ja tegelikult röga tuuakse nagu kurku, et see nagu välja viia inimese organismist. Ja teine asi, mis selles asjas nagu veel hästi oluline on see, et see lima sisuliselt muutub mingil hetkel happeliseks ja see happelisus on siis see koht, kus hakkavad kasvama igasugused sellised tegelased, mida sinna tegelikult vaja ei ole. Ehk siis me räägime parasiitidest. Samas on see, et kui lima on liiga palju, siis selle lima suure koguse peale tekib nagu soolestikul see oht, et kuna see lima sooleseinas läheb nii paksuks ära, et sealt enam toitained nagu sooleseinani ei jõua, siis lõppkokkuvõttes tähendab see seda, et me muudkui sööme ja lõppkokkuvõttes me toitaineid ei saa ja meil on kogu aeg nälg. Ja siinkohal, kui ma räägin külmpressitud õlidest, siis nendel külmpressitud õlidel on see omadus, et nad hakkavad seda lima lahustama sooleseinas ja tegelikult organism hakkab sellest liigsest limast vabanema. Nii et siin on väga erinevaid selliseid nii-öelda omadusi, mis siis, et lima ühes mõttes on kaitse nii-öelda mehhanism ja teises mõttes on ta tegelikult nagu, kui ta muutub liigseks, siis ta on siuke ebameeldiv ja siis ta juba hakkab piirama meie elulist olemist. Ja see nii-öelda aeglane seedimisprotsess, millega siis lima tegeleb, see tõmbab hästi palju energiat ka ise endasse ja sealt siis kõik need probleemid. Aga mida selle limaga on siis nagu võimalik nagu teha, on see, et kindlasti tuleb tarbida sooja vett. Ja see soe vesi peaks olema rohkem kui 37 kraadi, ehk siis kui meie kehatemperatuur keskelt läbi on 36,8 või 37, siis seal meie sisemaailmas soolestiku piirkonnas on ta kindlasti üle 37 ja see soe vesi aitab seda lima vedeldada ja lima välja ajada. Ja samas on see, et kui te kasutate külmpressitud õlisid, siis need õlid aitavad selle veega seoses seda lima oluliselt paremini kontrolli alla saada.
aga ma annaks siia ühe sellise hommikuse rituaali, mille võite siis omale kasutusse võtta ja see on tegelikult selline hea, ütleme siis alustus päevale ja seda võite teha tõesti igal hommikul. Nii et need on nagu sellised asjad, mis siis organismi nagu hommikul üles äratavad ja tööle panevad. Ja esiteks, mida siis teha võiks, olekski see, et mitte keedetud vesi, aga selline kuumutatud vesi, millele te panete näiteks kuigi palju sidrunit sisse, sest see sidrun aitab äratada seedemahlasid, siis ta nii-öelda toetab maksa aktiveerumist ja sapi nõrisemist. Ehk siis sapp peab nõrisema selleks, et nii-öelda meie seedimise protsessid ja ütleme toitainete omastamise protsessid oleksid mõnusalt aktiivsed. Siis selline täiendus siia juurde veel, et alati võib panna sinna natuke näpuotsa teie meresoola. Ehk siis soolal on see omadus, et sool tekitab meie kehas nii-öelda polaarsusi. Ehk siis kui raku sees on miinus ja rakust väljas on pluss poolused, siis tegelikult soolal on siinkohal väga sihuke hea nii-öelda mõju. Ja see aitab siis ka vedelikul paremini rakkudesse jõuda ja teistpidi võttes ta toetab ka soole peristaltikat. Nii et hommikul sidrunivesi, sihuke suhteliselt kuskil 40 kraadine, sinna natuke soola ja see oleks nagu esimene asi, mida tegelikult võiksite enda sisse nagu võtta. Ehk siis see aitab lükata liikuma ka öösel seisma jäänud ütleme siis toidujäägid ja lõppkokkuvõttes hästi oluline teada, et täiskasvanud inimene võiks hommikul juua tegelikult 640 milliliitrit vett, ehk siis just nimelt sooja vett, sest see on see, mis läheb otse makku ja maost soolestikku edasi. Ta leotab lahti kõik need jääkained, mis on sinna jäänud ja põhimõtteliselt mingi 15-20 minuti pärast on teil tungiv vajadus nii-öelda tualetti minna, et siis see nii-öelda kogunenud asi enda seest välja lasta. Nii et sellised head mõtted ehk siis ja ka lima liigub sellega kaasa, et see aitab teil sõna otseses mõttes hommiku puhastuse ära teha ja pärast seda siis kuskil mingi 10 minutit hiljem võtate külmpressitud õli. See võiks olla ka sidruniga pooleks ehk siis 1 teelusikatäis külmpressitud õli koos sidrunimahlaga. Et see tuleb ära segada, seda tuleb kuskil minut kuni 2 segada, kui need on külmad, nii-öelda sidrunimahl külm ja see õli külm, siis nad segunevad hästi ja tekib selline piimjas valge jook või ütleme siis segu. Ja see segu tuleb siis mingi 2 minutit ta võiks nagu seista pärast seda, kui te olete ta piimjaks ära seganud ja siis te võtate selle lonksu sisse ja neelate selle alla ja pool tundi pärast seda siis juba võiks natuke süüa. Nii et hommikune söömine ei ole küll selles mõttes alati kõige parem, aga kui on kõht ikka väga tühi, siis võib pool tundi pärast seda külmpressitud õli sidrunimahlaga hakata sööma. Nii et selline hommikune tegevus, et kui oled huvitatud oma tervist parandama, siis mul on pakkuda külmpressitud õlisid ja need aitavad seda lima vähendada ja see aitab ka sinu maksa puhastada. Nii et sellised head mõtted, kuidas ka kaalust hakata alla võtma, sest et kui toitumine läheb paika, siis kaal hakkab ise langema, nii et kaalu ei pea hakkama eraldi alla
suruma, vaid see sõna otseses mõttes läheb ise. Nii et hommikul puhasta organism limast ja elu läheb oluliselt paremaks.